tere tulemast vaatama minu esimest videot. Mul ei ole õrna aimugi, mida ma teen ja see tunne on väga imelik. Ma usun, et need, kes on varem üritanud teha näiteks YouTube'i kanalit, siis nad saavad aru, mida ma mõtlen. Ma olen küll suhteliselt professionaalne iseendaga rääkija, aga siiski see on next level. Ma usun, et enamus sattusid siia TikTokist, mis on väga tore, aga kui ma sattusin sulle mingil kombel ka YouTube'i recommendation itesse, siis sa ilmselt ei tea, kes ma olen. Ma olen lihtsalt üks inimene, kes lõpuks viis ellu oma unistuse ja alustas YouTube'i kanaliga. Ma olin üks nendest, kes oli väga väike pätakas, kui Maria Rannaväli alustas YouTube'iga ja ma olin lihtsalt tema superfänn. Ma siiamaani jälgin teda, tema arengut on väga tore olnud näha ja ütleme niimoodi, et siis kui tema tegi YouTube'i, tahtsin mina ka YouTube'i teha, aga mul lihtsalt ei tulnud see välja. Ma olen temast natuke noorem ja tol ajal ei olnud minu nutiseadmeoskused eriti head. Ma tegin igasuguseid challenge eid ja mingisuguseid väga veidraid asju, aga mitte miski ei läinud üles, sest ma ei osanud seda üles panna. Näiteks üks megageniaalne videoidee, mida ma tegin, oli see, et ma panin kõrvaklapid pähe ja ma panin oma lemmikud laulud käima. Minu lemmikuteks olid Justin Bieberi laulud too aeg. Panin oma tahvelarvuti filmima ja samal ajal olid mul siis kõrvaklapid peas ja ma hakkasin laulma tahvelarvutile. Nii, et mul käis see laul taustaks, aga tegelikult ma ei saanud mitte ühestki sõnast aru. Sest kuidas võis 8-aastane Elisabeth aru saada sellest, mida Justin Bieber laulab? Ja ma mäletan seda tunnet, kui ma pärast vaatasin seda videot tagasi ja mul oli nii piinlik. Ja mul on siiani hea meel, et ma seda üles ei pannud. Kes teab, mis sellest oleks võinud saada. Kuna see on sissejuhatav video, siis ma peaksin ilmselt rääkima ka sellest, mis sorti sisu ma hakkaksin siia tegema. Aga sellele päris täpselt vastust ei olegi, sellepärast et ma olen päris mitmekülgne inimene ja ma ei hakka kindlasti mingisugusele ühele teemale keskenduma. Ilmselt võib siit tulla iluteemasid, elustiili, võib-olla midagi niisama naljakat, imelikku. Üks videoidee on mul ka näiteks emaga. Andke teada, kas te tahaksite videot minu emaga. Mul on päris piinlik ja naljakas idee. Minule on see piinlik, mitte temale. Ühesõnaga, kui sulle meeldivad random videod, siis võid tulla siia vaatama. Samuti ma lähen varsti reisile, nii et andke teada, kas ka reisivlog oleks midagi sellist, mis teid huvitaks. Ja samuti võib mind jälgida Instagramis ja TikTokis ja muidugi oleksin ma väga õnnelik, kui sa subscribe'iksid seda kanalit. Ma olen teiega aus, ma reaalselt ei oska seda videot lõpetada. Mida öelda, et see cringe ei oleks? Nii et võite ise ära minna lihtsalt. Ma jäängi siia istuma. Mõtlema, mida lõpetuseks ütlema peaks.